päikeses vaikselt puliseb ta endal laulu laulab, laulab uniselt ta vahtu tekitab on küll. Ta päikest peegeldab on küll. Üle kivide ja metaste vesi vaikselt pehmelt voolab. Ta väga rahulik on küll. Ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik. Tere, head lõpetajad, õpetajad, koolipere, külalised. Ma pean ikka selle ka ära ütlema, et mul on tohutu rõõm olla siin juba 3. korda. Poleks võib-olla ise seda uskunudki. Igatahes see ärevus ei ole minus selle 3. korra ajaks veel üle läinud, et mul kergelt jalg väriseb. Aga selle jaoks, et seda oma sõnu ikka meeles pidada, ma siis kasutan väikest spikrit. Nagu ka Laine ütles, et oleme täna siin teie päevakangelaste pärast. Ja selleks, et tähistada seda märkimisväärset saavutust, aastatepikkuse raske töö ja pühendumise tipphetke. Igaüks teist siin, kes te täna minust paremal ja vasakul istute, esindab suurt sihikindlust ja pühendumist. Olete üheskoos läbinud imelise teekonna. Alates esimesest päevast, mil astusite siia majja võib-olla veidi hirmununa ja suurte silmadega, kuni tänase uhkuse ja põnevusega täidetud päevani. Olete üheskoos jõudnud väga kaugele. Olete seisnud vastu erinevatele katsumustele, kogenud võite, aga kahjuks kindlasti ka kaotuseid. Tänane päev ei seisne ainult lõputunnistuste kättesaamises. See päev on ühtlasi ka päev, mil tähistada seda, millisteks toredateks noorteks te kõik olete kasvanud. Olete raskuste kiuste muutunud vastupidavateks, olete õppinud kohanema erinevates olukordades ja selle kõige käigus teada saanud, mis teid huvitab ja mis võib-olla mitte nii väga. Olete nende aastate jooksul loonud sõprussidemeid, mis aitavad teid ka edasises elus ning loonud mälestusi, mis kestavad. Selle vahva seikluse eest, mille olete läbinud, on kindlasti asjakohane tänada ka neid, kes teid sellel teel saatnud ja toetanud on. Teie perekonnad, kes on olnud teile kõikumatuks jõu ja tugevuse hallikaks, kes uskusid teisse siis, kui te ise võib-olla endis natukene kahtlesite. Teie õpetajad, kes on vorminud teid, teie teadmisi, sütitanud teis uudishimu ning juhtinud teid suursugususe suunas. Teie sõbrad, kes on teiega koos naernud, aeg-ajalt võib-olla ka nutnud ja seisnud teie kõrval iga võidu ja tagasilöögi korral. Olles nüüd täna astumas oma elu järgmisesse etappi, on loomulik, et tunnete segu erutusest ja võib-olla veidikesest ebakindlusest. Maailm võib tunduda veidi hirmutav, kuid pidage meeles. Te olete valmis, te olete tegelikult ka valmis. Teid on varustatud teadmiste ja oskustega ning teil on edasi antud need väärtused, mis aitavad teid teie edasisel teel. Püüelge jäärapäise kindlusega oma unistuste poole. Ärge kartke võtta riske, just riskide võtmises avastate te oma tõelised võimed. Välistatud ei ole ka mõningad ebaõnnestumised, kuid võtke tagasilööke kui väärtuslikke õppetunde, sest just seeläbi te saavutate oma soovitu ja leiate suurema edu poole õige tee. Pidage meeles, et edu ei mõõdeta vaid väliste saavutuste kaudu, vaid elude kaudu, mida te oma teel puudutate, muutuste kaudu, mida te ellu viite oma tegevusega ning õnne kaudu, mida te seda kõike tehes tunnete. Õnnitlen teid kõiki selle suure saavutuse eest, jätkake oma edukat teekonda ja avastage maailma avatud südamete ja meeltega ning kindlasti ka kõigutamatu usuga iseenda võimetesse.
Saarde vallavalitsus on teie kõikide üle väga uhke. Aitäh! Tere! Mina olen siis Mari Rasmuse ema. Aitäh teile kõigile, et te olete siin. Eriti aitäh selle eest, et te olete siin. See on väga oluline, et te toetate oma kallid lõpetajaid. Alles see oli, kui viisime oma väiksed lapsed esimesse klassi ja nende koolide algas. Nüüd on juba põhikooli lõpetamine. Ma tänan kõiki õpetajaid, kes andsid oma parima, et neid õpetada. See oli kindlasti mõnikord keerulisem, mõnikord lihtsam. Aitäh teile! Ma tahaksin veel öelda 3 asja. Esiteks, olge lahked endaga ja armastage ennast, sest nii on kergem. Teiseks, aksepteerige seda, mis on ja mida muuta ei saa. Muutke ainult seda, mida saate, ehk siis oma mõtteid, tundeid, tegusi ja vaatenurki, kui te seda soovi on. Ja 3, kui vajad juhatust või vastust, siis kuula ainult oma südant, see räägib alati tõtt. Aitäh teile kõigile! Armsad lõpetajad, olete täna uhked põhikooli lõpetajad, aga loodame, et järgmisel aastal saame siin istuda meie. Kuid kui uskuda, et elu õpetab, siis võib juhtuda nõnda. 1. klassis Hani on rumal lind, ta susises mu õpetaja peale. 3. klassis Hani on julge lind, ta susises mu õpetaja peale. 5. klassis ta on täielik Hani, susises õpetaja peale, aga tagajärgedele ei mõelnud. 7. klassis õpetaja on rumal nagu Hani, ta susises minu peale, aga tagajärgedele ei mõelnud. 9. klassis kui teen koolitööd südamega, hakkab pea valutama. Kui teen peaga, hakkab süda valutama. Ma olen rumal nagu Hani, ainult susisen veel enda peale, aga õpetaja peale ei mõtle. Õnnitleme teid lõpetamise puhul ja soovime teile õigeid valikuid edaspidises elus. Head lõpetajad, koridoris vahetult ennem seda, kui te hakkasite saali tulema, ma küsisin, et milline peaks kõne olema. Te tahtsite nalja saada, et oleks mitte nutt, vaid naer, jah? No ma püüan pakkuda. Üks on niisugune natukene lõbusam. Minu jaoks tänasel päeval on hea tunda ja natuke võib-olla naljakas isegi see, et kui läinud kevadel samal ajal oleks keegi mulle kihlvedusid pakkunud, kas te istute selles koosseisus siin 9. klassi lõpuaktusel, siis ma ei oleks julgenud seda kihlvedu vastu võtta. Aitäh teile, et te olete viimase aasta jooksul ikkagi pingutanud. Aitäh, head lapsevanemad, et te olete oma lapsi toetanud põhihariduse omandamisel. Ja aitäh, head kolleegid, et kindlasti tänu teie tööle on mitmed meie õpilased kooli lõpetamas. Ja kindlasti märgin ära ka selle, et käesoleva aasta ilmselt olete meedia kaudu kursis, väga valusad vaidlused eksamite üle. Need on meie kooli üsna vähe puudutanud, sest rõõm on tõdeda, head 9. klassi lõpetajad, teie eesti keele lõpueksami tulemused olid üle vabariigi keskmise, inglise keele omad olid üle vabariigi keskmise. Matemaatikaga on meil veel harjutamise ruumi. Ja see niisugune lõbusam nali, võib-olla ei olegi väga sügav nali, kui te nüüd korraks kaasa mõtlete. Kõik õnnitlevad teid täna lõpetamise puhul. Mina ei õnnitle. Mina õnnitlen teid alguse puhul. Tegelikkuses olete te kohustusliku menüü läbi käinud. Lasteaeda võisite minna, mitte minna, oleneb kui
kehtestavad te oma vanemate suhtes olite. Põhikool tuli läbi käia ja tegelikult on siis tänase aktuse järel teel esimene algus. Algus selles mõttes, et teie saate ise otsustada, kus, millega alustate. Olgu teil selleks uueks alguseks targad valikud, toetavad kodud, head sõbrad. Aitäh ja jaksu teile! Ma tahtsin siit palavast kiiresti alla pääseda, aga õppejuht andis märku, et tunnistused on ka vaja kätte anda. Kutsun appi Kairi Kaldoja.
tiibadesse soovin ma teil. Las õnn teid üles leiab, las süda suur ja mõte hea teil sihi selge hoiab. Palju õnne teile põhikooli lõpetamise puhul. Aitäh! Head klassikaaslased, õpetajad, lapsevanemad, sõbrad ja sugulased. Täna on meie jaoks eriline päev. Oleme seda kaua oodanud. Oleme elevil ja rõõmsad, samas natuke ka kurvad. Need 9 aastat on olnud kõik erilised. Neisse on mahtunud nuttu ja naeru, rõõmu ja pisaraid, lapsikuid tempe ja kavalaid krutskeid. Algklassides lustisime ja mängisime väikses majas ning suurde majja pääsesime söögivahetundi kõndides igasugu silmaga. Kuid olgem ausad, magustoidud olid seda väärt. Iga õppeaasta alguses räägiti meile, kuidas toimida evakuatsiooni ja äkkrünnaku korral. A-klassilt küsiti, mida tuleks teha rünnaku korral uksega ja vastuseks saadi, uks tuleb konfiskeerida. Nii nagu meie oleme kõik omanäolised, nii on seda ka õpetajad. Meelde jäävad meie vapustavate õpetajate ikoonilised ütlemised A ehk ausus, austus ja avatus. Või kotti ei pane laua peale, telefonid seina taskusse ning mul on hea meel, et sul saab tulevikus raske olema. Või kui koer sööb su kodutöö ära, siis võta vähemalt junnipurk kaasa. Oma panuse koolielu põnevamaks tegemisel ja õpetajate närvide proovile panemisel andsid muidugi poisid, kes loopisid tundides kumme ja komme, väikseid suhkrupakke ja võtsid kooli kaasa erinevaid imelikke asju. Näiteks väikese kõrvitsa, kelgu, kruuve, ostukäru, massaažipüstoli ja prügikasti. Kõige paremini jäävad meile meelde füüsika- ja keemiatunnid, kus sai alati nalja ning vahel tuli ka õpetaja naljaga kaasa. Näiteks aitas nii-öelda peretülisid lahendada. Võitsime sel aastal ka Playboxi. Väärtustame seda väga, sest osalesime esimest korda. Lunisime mitmeid aastaid klassijuhatajatelt klassiööd ning lõpuks nad sel aastal murdusid. Lõbus oli koos mängida ning lustida poole ööni koolimajas. Head õpetajad, andestate ehk meile mõned hilinemised, sest ka klassikaaslastele tuleb vahepeal nälja korral süüa tuua ning vabandame puudumiste pärast, sest vanavanemaid tuleb ka külastada. Teame, et vahel ei olnud teil meiega kerge, kuid tunnustame teid, et saite ikkagi hakkama. Me tegime selle ära. Tundke uhkust selle üle ja tähistage seda. Armsad vanemad, täname teid, et olite toeks ja aitasite meid tänasesse päeva jõudmisel. Aitasite meil hommikul üles saada ja vahel tuletasite meelde, et õppida on ka vaja. Loodame, et tänane vargsi silmanurka pugev pisar on ikkagi rõõmupisar meie üle. Ja üldse jääb sõnadest väheks, et teid tänada. Sõnad on vaid südame kaja. Seepärast kuulake südameid, siis ei ole sõnu vajagi. Palume siia ette meie esimesed klassijuhatajad Sveta ja Mai, kelle kindlal toel ja juhtimisel saime kogeda esimesi koolielu rõõme ja muresid, kes aitasid üleminekul lasteaiast uute süsteemi. Ei saa enam lõuna ajal magada, peab palju õppima, ei ole ema, ei ole kasvatajat. On õpetaja, kes siiski pidi täitma tihti neid kõiki 3 rolli. Aitäh, õpetaja Sveta, aitäh, õpetaja Mai. Kallis Saima, oleme tekitanud sulle väga palju muresid ja magamata öid, kuid sa oled meiega lõpuni jõudnud. Oled olnud tugev ja mõistev ning me austame seda. Oled oma viimase klassiga päris hästi hakkama saanud. Aitäh sulle!
kallis Kersti, oled olnud meile alati toeks ja abiks. Me saime sinu juurde tulla oma muredest ja rõõmudest rääkima. Me tekitasime sulle parajat peavalu, kuid meelde jäävad siiski ainult head mälestused. Soovime sind selle eest tänada. Nüüd oleme valmis seadma uusi eesmärke ja nende poole püüdlema, sest esimene võit, põhikooli lõpetamine on saavutatud. Üks kena valge telliskivimaja on seismas väikse männituka sees ja läbi aastate ning erineva aja ta hoolt on kandunud tuleviku eest. On kooliaeg nii pikk ja vaevarikas, kuid ilus sellest hiljem aru saad. See maja omaseks jääb sulle ikka, ka siis, kui aastaid juurde kogul saad. Oma kooliau pean ikka kõrgel, tean tööga kaasnema peab hool. Püüan kasvada niisama sirgeks, kui männid, mille keskel on me kool.